mu isa oli seal väike poodi, pidas väikest poodi, aga meil oli talu ka. Ja siis ja ma jäin vaeslapseks, mu ema suri ära, kui ma olin just saanud 9-aastaseks. Ja siis ja mu isa abiellus teist korda ja siis nendel oli teine laps oli mu isal siis. Mul isa oli niisugune nii-öelda väga seltskondlik mees, siis tema oli saanud mõned sõbrad sealt piirivalvekordonist nende venelastega. Ja need käisid ikka vahelt seal isa juures juttu ajamas ja siis üks mees oli tulnud sinna ja ütelnud isale, et tead sa, et sel 3. päeval kell 3 tullakse sinu perele järgi. No ja siis me muidugi kõik teadsid, et see 3. päev oli juba ja meil oli nii, et pood oli siin ja siis oli seal vahepeal muud hooned ja siis edasi oli saunahoone. Ja isa oli ütelnud, meil oli niisugune eluaegne teenija oli, kes elas meil kogu aeg ja siis tema oli ütelnud selle teenija liidele, et ma lähen korraks sauna. Ja mina olin seal poes ja siis muidugi võõrasema seal oli nii ärritatud kõiki nende asjade üle ja tädi oli seal ja ma ei tea, mis nemad tegid, aga mina olin siis seal poes ja siis korraga see suur teenija jookseb hirmsa suure valuga siia, ütles, et ma vaatasin, et kui isa läks sinna sauna juurde, et ma läksin vaatama, et mis ta päeva ajal sinna sauna läheb. Ja ta leidis, et isa oli ennast ära tapnud. Isa oli ennast üles poonud. Ja just sel kella 3 ajal tulidki meile järgi, auto sõitis ette. Ja siis muidugi me jooksime kõik sinna isa juurde ja karjusime ja nutsime siis seal, isa oli seal maas. Ja siis tuligi see Vene GPU auto tuli sinna ja nad nägid, et isa oli surnud seal ja siis muidugi mul võõrasema rääkis, memm rääkis head vene keelt ka ja siis ta oli ütelnud niimoodi, need olid omavahel rääkinud, et et mis me siis teeme, kas me võtame need isa või tähendab lapsed ja siis selle naise ka ja viime minema või jätame nad siia. Ja omale vahel olid arutanud vene keeles ja siis lõpuks olid mõtelnud, et ja ma mäletan nii selgesti, see on mul ikka silmad ees, kui siis üks venelane tahtis seda memme lüüa selle oma suure kuripildujaga ja ütles, et jätame nad järgi, jätame nad parem siia, selle isa juurde siis. Ja niimoodi mina olen praegult elus. Et minu isa ohverdas oma elu, oma perekonna eest. Meie rannast sealt, eks ole, see oli Kolgarand ja siis Võsu ja Pärispea ja nendest randadest läksid kõik mootorpaadid, viisid Soome neid noormehi, kes ei tahtnud sõjaväkke minna, kes ei tahtsid venelaste eest ära minna või sakslaste eest, ei tahtnud Saksamaale minna ja siis minul teenija ütles, et mina rääkisin oma teenijaga nii vabalt, eks ole. Ja minu külarahvas kõik hoidis mind, kuna mina olin selle vana minu ema ja isa ja nii-öelda see ainuke järeltulija, sest see võõrasema oli nagu sisse tulnud inimene sinna. No ja ta ütles, et sina ei lähe sugugi sinna tööteenistusse, sa midagi ei saa muud teha, et mine ka Soome. Et mine Soome on ikkagi praegult veel vaba maa, ta on küll sõjas Venemaaga praegult, aga mine Soome, et küll sa leiad midagi seal ikka. No ja siis oligi niimoodi, et minu see teenija liide, tema kõik organiseeris seda asja, ma ütlesin, mul ei ole ju raha midagi selle paadimeestele maksta, eks ole. No ja tema ütles, et okei, et ma organiseeris seda ja seal need külainimesed ka niimoodi, et nad ajasid viina ja siis selle viina eest maksid minu sõiduraha Soome ära, selle Soome tähendab Eesti paadimeestele. Soome ja Vene tegid rahulepingu, eks ole. Ja siis ja Soome riik siis pidi välja andma kõik eestlased
kes kuulusid nii-öelda Nõukogude Liidule. Nõukogude Liit ütles, et eestlased kuuluvad kõik nendele, eks ole. No ja siis Soome riik korraldas niimoodi, et Helsingist rongide viisi või vagunite viisi, mis igas see oli, ta saatis need sõjaväelased ja need, kes olid need sõjaväelaste perekonnad, kes olid sinna tulnud, saatis Raumasse. See on natuke põhja poole, eks ole. Ja siis seal oli juba Rootsiga nendel laevade ühendus, et need sealt Raumast pandi meid siis laevade peale, mis meid viis üle Rootsi. Ja siis Arrise, minu mees, tema ütles, et mina siin Rootsis ei taha olla, et meie see on Venemaale nii sõbralik ja varsti on venelased siin sees jälle ja see pole kellegi maa, aga meil ei olnud kummagilgi mingisugust sidet Ameerikaga, meil ei olnud kummagil mingisugust ühtegi, tähendab, ühtegi sugulastega kedagi meil ei olnud siin. Aga sel ajal siis hakati korraldama neid paatisid, kes võib laeva või midagi. Kamp postis mingisugusel laeva, eks ole, väikse laeva ja need hakkasid purjetama siis Ameerikasse, eks ole. No ja siis minu mees ütles, et me ostame ka, siis me olime kõik kogunud juba raha seal ja siis läksime sinna Uudevallasse, jumal, ja ma vaatan, et see laev, mis see oli üks vana, tähendab, kalalaev oli ja siis seda hakati siis ehitama ja seal oli siis ehitama siis seda seest siis niisugusteks, nii nagu, no kuidas tuleb öelda, kahekordsed voodid olid, narid olid ja kahel pool olid siis niimoodi niisugused kahekordsed, kus me siis magasime, pidime magama siis. Ja seda siis ehitati seal ja me olime siis seal. Muidugi mul ajas alguses nutu peale, aga me olime kõik juba oma rahad ja asjad sinna sisse pannud, seal ei olnud enam kusagile tagasi pöördumist, eks ole. Siis me hakkasime sealt purjetama. Kõigepealt esimene peatus oli siis Inglismaal ja siis tulime sealt Inglismaalt välja, siis me saime suure hurrikaani kätte, mis peksis meie purjed puruks ja me pidime minema hädaabi saama sealt Hispaaniast. See soomlane, kes meie kapteniks tuli sinna laeva peale, see oli alkohoolik. Nii et igas sadamas, kus me olime, siis tema leidis juba niimoodi, et ta sai ennast täis juua, eks ole. Igatahes ma ei tea, mäleta täpselt, kui mitu päeva me olime siis seal Hispaanias, siis me tegime oma purjed, kõik jälle nad mehed parandasid nad ära ja siis need hispaanlased olid meie vastu väga kenad ja tõid meile siis igasuguseid konserve, see oli niisugune kalapüügi linn, tähendab. Sest et me tulime ära ju suve alguses, juunikuuses sealt Rootsist ja need olid, vanad kartulid olid, eks ole, ja need hakkasid kõik mädanema juba, tähendab, ja siis oli, mis olid siis, tähendab, eeringat olid ja see oli kõik meie söögid siis, noh, mannaputru tehti ja niisugust asja, aga mina ei hoolinud sellest söögist midagi, sest ma olin merehaige kogu aeg. Seal laeva peal meil lõppes see vesi niimoodi ära, joogivesi, et me üks sai umbes niisugune pool liitrit vett, mis oli aises täielikult ja tal olid juba niisugused niidid sees ja kuna meil oli see väike tüdruk oli, eks ole, see jõi peaaegu, ma ei tea üldse, kuidas me elusse jäime, tähendab sellega. No ja siis me jõudsime juba võrdlemisi lähedale Ameeriklale, aga siis tuli see suur hurrikaan, tuli sealt ümber Florida nurga tuli ja peksis meid täitsa puruks, meie tüüri ja kõik peksis niimoodi puruks ja me olime tänu tõesti sellele kaptenile, kes oli siis 48 tundi sealt tüüris, see tüür oli peaaegu katki ja niimoodi, et me läksime lõppude lõpuks, kui see torm oli üle ja siis Ameerika need see rannasõidu, need lennukid ja need nägid, et üks niisugune imelik asi on seal mere peal.
ja teatasid sellest Ameerika piirivalverille ja need tulid ja võtsid meid sleppi ja viisid siis North Carolinasse. Ja Põhja-Carolinas kui me sinna jõudsime sleppis, siis me olime muidugi nii läbi ja nii näljas, et ma kaotasin midagi 40 naela selle sõiduga.